Ahoi kõigile vaatajatele, nagu ikka, mul on väga hea meel, kui sa oled siia uuesti tulnud videot vaatama. Täna oleme tulnud siis Laho järve äärde, minu selja taha jääb Laho metsaonn. Küll aga ma arvan, et sinna metsaonni ma ei hakka täna ronima. Selles videos siis järgmised 4 päeva me tegelikult veedamegi sellise asjaga. Järgmise 4 päeva jooksul siis testime ära mini-aagise. Hakkasin mõnda aega tagasi otsima, et kuidas ma saaks sellist asja katsetada ja leidsingi siis sobiva koha, kus neid renditakse ja mõtlesin, mis seal ikka, katsetame ära. Plaanis on siis selles karavanis sees magada. See on natukene parem versioon ka, kuna siin on siis lisaks veel matkatelk katusel, nii-öelda katusetelk, mida saab ka autodele panna. Ja katsetame siis ära, kuidas on, kumma saan parem magada. Või siis, kui rohkem inimesi on, saab samamoodi mitu inimest selle ühe karavani peale ära mahutada. Nii et nagu ikka, haara midagi süüa juua ja vaatame, mis see seiklus meile siis toob. Kuna mul sõbrad tulid mootorratastega, siis ilm on üsna jahedavõitu. Siin ma arvan, kuskil 5-6 kraadi on praegu väljas. Sai kohe lõkke käima pandud ja nüüd poisid soojenevad siin. Nii. Väga hästi. Tal on veel edasi. Ma tõstan praegu. Nii. Nii, keerame Alberti poole. Ja jätame siia. Aagisest endast siis siin ees on tal selline kast. Siin on olemas aku, inverter, kütusepaak, kus on siis diiselkütus veepasto jaoks. Ja samas siin jookseb siis ühendus, et laadida siis päikesepaneeliga seda sama akut läbi selle inverteri siis. Lähme liigume siia külje peale. On olemas siin külje peal siis ka nii-öelda selline katuse variant. Käib siit äärtest lahti ja tuleb koos jalgadega välja, tõmbad siia ette selle ja saad endale siis teha sellise varjualuse, et kui vihma sajab. Nii, küljeuks. Paneme selle ukse siia kinni ka. Küljeuks, siit saad sisse tulla, siin on madratsid. Pärast näete natukene paremini ka võib-olla. Siin külje peal on siis olemas elektrikilp. Siis on, kui tahad kütta, on veepasto jaoks. Ja samamoodi siit saad siis voolu võtta. Tuled saad põlema panna. Ja on olemas ka siis stepsel, kus saad laadida telefoni, mis iganes. Ja külje peal on siis ventilatsiooniluuk ka. Siin all on väike panipaik. Siin on praegu siis üks väike küljeplaat. Sellega saab siis siia haagise külje peale siukse väikse laua tekitada, et kui tahad hommikul näiteks muna praadida või midagi. Ja tagant luuk on ka täitsa olemas. Et siit käib see lukku. Teed luugi lahti ja näiteks praegu me olemegi siin ilusa Laho järve kaldal, et teistpidi keerates oleks hea. Hommikul lased luugi lahti. Ja saadki vaadata järvele või sõidad kuskile randa mere ääres, lased hommikul luugi lahti, on täitsa mõnus olla. Siin on olemas ka 2 madratsit. Üks on siis siin all magamiseks ja väiksem siis tegelikult käib siia üles, et see ülemine on laste voodi. Ja siia saab siis põnni magama panna. Ja siin taga on ka lisaks siis on panipaik. Siin on siis matkalaud ja matkatoolid. Täitsa siuke mõnus asi. Siin külje peal veel siis saab teha akna lahti. Käivad siis nii-öelda ribikardinad ette või need üles tõstes siis saab sääsevõrguga ette panna. Ja uksel siis samamoodi. Kui oled metsas ja tuleb see aeg, kui meil sõbrad sääsed kohale jõuavad, et siis saad lükata siis sääsevõrguga ette. Käib tuul läbi ja samas sääsed ei saa sisse, saad rahulikult olla. Nii, mis ma veel oskan rääkida? Lisaks siis
Nende laagistel, mida saab rentida, siis kõigil ei ole, aga see on siis lihtsalt natukene parem versioon tehtud, et siin on katusetelk ka. Kindlasti olete näinud kuskil matkavideotes, kus on katusetelgid autode katustele pandud, et siin samamoodi käib külje pealt lahti ja tõmbata siis pakib ta enam-vähem ühe liigutusega pakib lahti, et sa ei pea väga palju mässama, et redel tuleb välja, redel maha ja saad sinna üles magama ronida. Et seda te kindlasti videos näete ka veel. Praegu ei hakka seda lahti pakkima niimoodi. Paneme kõigepealt jalad paika siin. Teeme niisuguse tasase pinna sellele. Ja siis ma arvan, et pakime selle telgi pärastpoole lahti. Mis ma veel oskan siia lisada? Ütleme niimoodi, et kui see suur haagis järgi panna, siis võib olla üsna tüütu manööverdada, käia kuskil, aga selles mõttes ta on niisugune hea kompaktne, et tahad kuskile, kuhu iganes minna, rannaparklates võid sellega seista, tuled siia RMK aladele, ma ei tea, kas või pargid kuskil linna ääres, samamoodi pargid ära ja saad siin sees olla, et ta on selles mõttes hästi niisugune kompaktne, et nii palju võimalusi tegelikult. Et mine tea, ma isegi kaalu võib-olla tulevikus sellise asja ostmist. Teine variant oleks ise ehitada, aga vaatame, mis see tulevik siin toob. Et see on selles mõttes tõesti huvitav ja ta ei võta palju ruumi, et näiteks sugulastel, kui mul on see suur niisugune matkahaagis, siis sellega manööverdamine, see hoiustamine on tihtipeale selline, tekitab mingis mõttes raskusi, siis sellega oleks palju lihtsam, et ma ei tea, panedki tasulisse parklasse, maksad selle parkla koha eest. Et senimaani ma olen küll väga positiivne selle osas. Teine hea asi veel, et talvel sellega metsa tuled, siis samamoodi saad kütta seda seest ja pidi kuskil niisuguse -18 juures testiti, siis läks circa 20 minutiga soojaks, sees oli üle 20 kraadi, et täiesti mõnus. Et kui jalgu vaja alla lasta, siis on siin see spetsiaalne tööriist ka. Ja see jalg tuleb siia alla, siis toestab ära selle. Küll. Ja nii see püsti käib siia. Tundub, et mahubki selline 2 inimest magama. Tuled viskad siia pikali ja saad mõnusalt vaadata. Et samamoodi kui parkida kuskil järve äärde näiteks võib päris mõnus olla, et siit külje pealt saad teha ka endal aknad asjad lahti mõlemalt poolt. Täitsa vägev värk. Ja nagu enne ütlesin, siis saab siia külje peale endale katusega teha. Võtadki selle boksi sealt lahti. Ja jalad on siin sees, siis tõmbadki endale selle siia ette ära ja väga hea katusealu on olemas, kuhu vihma ees peitu minna. Kuna kõhud on ka tühjad, siis mõtlesime, et teeme kiire ampsu. Nagu ikka, piitsaahi on kaasas ja teeme siis poepitsaga kõigepealt. Nii, esimene valmis. Ja teine ahju. Kuna eelmine kord tekkis siin väike arutlus, et kuidas piitsat peab lõikama, siis Rauno demonstreerib. Tema kui vana itaallane peaks oskama küll. Nii, kas nüüd oli õigesti? Jaa. Tore. Näitan teile natuke siin ala peal ringi ka. Mõnus siuke vaikne ala. Katusalune ka olemas lauaga. Lõkkeplats. Puukuur.
vaatame siia onni ka sisse. Tegelikult siin oleme varem korra käinud, aga videot ei teinud. Käisime talvel, siis oli mõnus jahe siin. Siin täitsa laud olemas. Mingi porolo on ka pandud siin. Üks voodi. Narivoodi. Täitsa siuke mõnus koht. Hea siuke maamaja lõhn ka. Et kui me talvel käisime, siis me panime siia küünlad igale poole nurkadesse, et seda siit sees soojendada ja täitsa toimis. Aga suuresti see siin niimoodi möödubki, et lihtsalt sõpradega puhkame ja ajame juttu. Vahepeal siin pingutasime katusetelgiga ära, et need küljeaknad, mis siin on, siia siis tulevad sellised vardad. Ja siis praegu sealt sees saab täiesti lahti teha selle. Ja samamoodi panime siia. Siis tekib siuke nagu eeskoda või nagu see varivalune. Ja teisel pool siis samamoodi. Näeb väga mõnus välja juba. Mis ma ise siin sees vahepeal tegin veel. Et õhtul ei peaks palju mässama, siis ma panin need madratsid siia põrandale valmis ära. Vot nõnda. Siin seda akent veel. Selle saab lahti teha. Käib siin lahti mõnusalt, saad hommikul värsket õhku lasta. Kui sääsed hakkavad segama või valgus hakkab segama, tõmbad selle ette. Ja siis vastupidi, kui sääsed, tõmbad selle ette. Täitsa mõnus. Katuseluuk on ka täitsa olemas. Selle siit tõmbad alla ja lükkad üles. Aga kuna praegu seal on katusetelk, siis see lahti ei tule. Ja pärast siis proovime selle veepasto ka ära, et siit enne kui magama jääme, laseme korraks soojaks. Ja siis on siin täitsa mõnus pärast magama jääda. Õhtu kätte jõudnud, siis see tähendab üht. Tuleb ka ise pitsat teha. Kõigepealt teeme käed puhtaks desolapiga. Eelmine kord, mis läks pekki, oli see, et ma ostsin selle poe taigna, aga see kõik kerkis üheks palliks. Ja täna siis on natukene paremini see taigen siin. Ei ole ühes suures rullis. Katsume ta siit ettevaatlikult kätte saada. Ja siis mul poistega on see, et igaüks ise valib, mis nad sinna pitsa peale tahavad saada. Ja proovime siukse väikse pitsa teha. Päris kõike ei pea filmima, võid vahepeal kinni ka panna. Minu tänane mõte pitsast on siis selline, et põhi nagu ikka, tomatikaste. Siis paneme põhja natukene ürte. Siis tahtsin panna põhja tavalist juustu. Siis oli plaanis panna salamisi. Jätan siia siuksed väiksed vahed sisse. Pärast hea lõigata. Jaa. Väiksed vahed sisse. Ja täna poes mõtlesin, et ma ei ole ammu söönud sellist asja nagu kitsejuustu. Paneme siia kitsejuustu ka vahele. Ja lõppu lähevad siis soolaelbed. Toidu tegemise armastus kõik. Ja, see taga. Nii.
see on nüüd enne ahju minekut. Ahju kütsime natukene teistmoodi täna, et siin on pelleti asemel on siin ka tavalist süsi. Ja katsume teda iga natukese aja tagant siin pöörata nüüd siis. Nii, vahepeal peab pöörama ka seda. Täitsa kena näeb välja juba. Laseme tal veel siin. See on siuke heleda määr vist. Nii, ja me Raunoga arvame, et me võtame ta välja ka. Seekord siis selline. Ja nüüd siis sõbrad saavad ise ka katsetada. No maitseme ära, kuidas siis on salami ja kitsejuust ja kõik see muu kooslus. Ja kui keegi küsib, et kas on kuiv, siis ei ole väga mahlane seest ja see kitsejuust on ka tegelikult sulanud siia mõnusti vahele. Väga hea maitsega. Plus need ürdid seal põhjas on ka päris hea. Siin siis sõber Alberti pitsa, mis ta tegi. Tomatikaste, siis läks juust, siis läks vorst, uuesti mingit juustu, siis läks salami, uuesti juustu. Nii et väga juustune pitsa tuleb sul. No see on juba pitsa moodi. Albert meil siin käis pitsa koolitusel Tartus, nüüd ta oskab. Oled ise rahul? Ise olen rahul. Väga hea. Nii, Rauno, sa siin said ka esimest korda pitsak küpsetada, aga miski pärast, mis siis... Lõpetasin selliselt. Mis siis juhtus, et tuleb siin lõkkes edasi küpsetada või? Ei no see tainas sai liiga paks ja ajus. See hetke kuumus ei suuda tungida siia sisse. Tegelikult ma arvan, et sõber Rauno on lihtsalt gurmaan ja tahab lihtsalt mingit maitse nüanssi siin grillresti peal otse sütel, et ma arvan, et ta varjab meie eest midagi. Väljas täitsa pimedaks läinud ja hakkas sadama ka, nii et kolime tuppa ära. Nii, ja ongi valgus olemas. Sätime ennast siia sisse ära siis. Magamisasendi siin ette. Et mul see ise täitma madrats, et terve aeg autopagassis vedelenud, siis saab selle ka siia endale alla võtta. Vot, aga näeme teiega hommikul, sõbrad. Ja ongi esimene öö veedetud. Väga mõnus oli magada seal. Mis on suureks plussiks on see, et saad selle Webasto kütte käima panna. Õhtul hakkad magama jääma, lased sooja sisse ja samamoodi siis hommikul ärgates lased kergelt soojaks ja siis on seal hea pikutada. Vot, aga nüüd teeme väikse kohvi ja mingi hetk siis asjad kokku ja läheme sõidame uuele platsile. Ilmaga on küll täna vedanud. Linnud laulavad, päike paistab. Tuleb üks mõnus ja soe päev.
Jääme nüüd aeglaselt. Läks veel, stopp. Tänane plats siis, kuhu ööbima jääme, on Kooraste Kõverjärv. Minu jaoks üsna oluline koht, nimelt suurema osa lapsepõlvest siin veetnud, järve ääres kalal käies ja muud teed. Mul suvila ka üsna siin ligidal, käisime suvilast ka korra läbi, viisime vanaemale kooki ja siis mõtlesingi, et ei hakka kaugele sõitma, vaid tulen juba tuttavasse kohta ja siis siin me oleme täna. Vahepeal käisin poes liimide järgi. See, kus ma oma kaamerat hoian ja laen, siis nii-öelda see teleskoop akupank sellel murdus see kael ära. Ja nüüd Rauno siis teeb kiire remondi sellele. Mingit sükest ollust tuleb taevast. Kaamera pealt vist ei jää näha, aga käisin poes, siis seal sadas täitsa lund, nii et vaatame, mis meil siin õhtul saab. Kas saame hommikul ärgata niimoodi, et maa on valge kõik. Teeme väikse tulega ülesse ja proovime siis sellise barbecue kirsi peekoni šašlõki ära. Tundus huvitav. Ajame selle vardasse. Meil on siin mõnusalt nüüd see majutus püsti saanud ja kindlasti video algusest kuni praeguseni kellelgi on tekkinud küsimus, et kust saaks sellise haagise endale näiteks nädalavahetuseks hankida. Seega lähme kiirustame korraks koju arvuti taha ja ma näitan teile täpsemalt, kuidas erinevaid vaadata ja kuidas see protsess välja näeb. Nii, ja korraks koju tulles siis tahan teile näidata, kuidas sellist haagist saada. Minge kõigepealt lehele rentist.com. Siis vaadake, mis on teile kõige lähim linn näiteks. Minul on Tallinn. Haagise tüüp, mida tahan valida, on karavan ja otsi haagist. Ja siit teile tulebki siis järjest ette erinevaid haagiseid, mille vahel saate valida, et siin on nädalahind, on päevahind ja vastavalt sellele siis saate valida, et vaatame mõned valikud siin üle ka. Siin on ilusti pildid pandud ja siis saategi võrrelda. Et see on siis umbes selline, mis mul kasutusel oli. Ja siin on palju erinevaid veel, et on nii-öelda tilgakujulised, mida saab rentida. Ka üsna huvitav, kõik vajalik, näete, mis kaasa tuleb. Et selles mõttes selle vahel saate siin valida, et off-road mingi versioon. Näete, taga on isegi mingi köögilaadne osa tehtud. Inverterid, voolud olemas.
et siit saate siis täpselt valida, mis teile kõige lähim linn on ja siin te näete siis, mis pakkumistes on, et valik on üsna suur ja saab siis sirvida erinevaid. Nii et kui vähegi tekkis huvi selle karavanimaailma vastu, aga alles mõtlete, et kuidas teil see asi välja võiks näha, et kuidas te matkale lähete või kuidas pargite, et siis saategi siin päevaks 2-3 võtta ja ära testida. Nii, aga lähme meie nüüd metsa tagasi. Nagu vanas westernis kauboi kombel saia ja liha ja kõike siin otse leegi peal. Eesti ilm on jah bipolaarne. Iga kord on uus tuju. Kord tuleb päike ja kord tuleb lund ja hakkab äkki välku ka lööma veel. Rahet sõna. Meie laagriplatsist siis läbi metsa tulla on teine järv ka. Kui seal eemal oli Kõvõrjärv, siis siin on Mutsina. Aga see on selline huvitav, et siin ei pääse üldse kuidagi kala püüdma, et kui ma lapsena siin käisin, siis ikka väga arvasin, kui said midagi püüda. Paadiga oleks eest päris hea peale minna. Ja noh, ilm läheb taas normaalseks. Kadusid need lumepilved ära siit. Mõnus sööke ürgmets siin. Paar korda veel. Kui eilse öö veetsin all Haagises, siis täna teeme sõbrapoisiga vahetuse ja täna tulen üles siia telki magama ja sõber siis saab all Haagis katsetada, et tegingi parasjagu siin endale aseme valmis. Ja eelmises videos ka, kui mäletate, siis mul jäi see madrats testimata, et saabki siin ära testida. Siin katuse telgis on ka madrats maas, aga sõbrapoiss mulle ütles, et selge on maru haigeks, seega ma panin lisa selle aluse ka siia. Ja igaks juhuks võtsin siis sisemise selle magamiskoti ka, seda te olete palju siin videotes näinud. Alates Himaalajast kuni Eesti looduseni. Padi on ka valmis siin. Tuleb üsna mõnus öö. Ja siis vaatamegi, kas saab selle külje akna siin lahti jätta. Mingi väikse serva siis peab jätma. Võib-olla ühe täitsa kinni panema. Ja saab selle telgiga ära katsetada, et mine tea, võib-olla endalgi varsti vaja autole katuse telk hankida. Siis on täpselt paras hea see ära testida siin. Mõtlen, et pitsaahjuga tuleks ära katsetada ka kõik need muud asjad, igasugused kaneelisaiad ja aga üks asi, mis mulle väga alati peale läheb, on need nii-öelda küüslaugu paketid, et kuskilt Maximast või Lidlist saab võtta, et proovime ära, kuidas need ka siin küpsevad. Kodus tulevad täitsa head, aga vaatame, mis see lõpptulemus praegu siin võib olla. Meie siin sõbraga otsustasime, et üks reegel pitsaahju kasutusel tuleb siis paika panna. Et kui oled koos sõpradega, siis ei ole mingit pitsaahju kasutamist. Muidu vastasel juhul tulevad välja põlevad saiad. Ega midagi. Edaspidi on niimoodi, pitsaahi on ainult üksinda kasutamiseks. Ma tahtsin teile ühte väga olulist ellujäämisnippi ka jagada. Kui te olete metsas ja teil on vaja sooja saada, siis piisab sellest, kui teil on olemas sõber, kes viitsib tööd teha. Vähemalt üks teeb sööd ja mina saan sooja. Nii et minu arust on väga hästi ellu jäädud, et soe tuleb ise kätte. Aga tegelikult nali naljaks. Mina omalt poolt tahaks öelda, et kui te tulete kuskile RMK alale, siis võib-olla
palju parem oleks, kui te ei põletaks kohe ära neid puid, mis on sinna kuuri alla veetud, vaid eelkõige käite siin ümberringi, võtate metsakuiva maha langenud puid, siis tänu sellele saab see ala siin natukene puhtamaks ja noh, metsakuiva siit metsa alt ära, siis on kohati parem, et need puud sinna kuuri jäävad, siis teinekord on see, et keegi tuleb pikalt matkalt, märg, kõle, siis sealt kuuri alt ta vähemalt teab, et ta saab puid ja saab ennast kuivatada, nii et tasub selle peale mõelda. Päike vaikselt loojub. Järv on mõnus, selline peegelsile. Vahepeal on kuulda sellist sulistamist ka seal, et mõni suurem kala teeb õhtust võttu vist. Saate lõua. Ja aeg on siis sinnamaani jõudnud, et tuleb siin vaikselt magama ära sättida siia katuse telki. Homme on uus päev, uus seiklus, vaatame, kuhu platsile me siis homme siit liigume. Siin katuse telgis on ka mõnus valgus olemas, et praegu see siit akupanga toitelt tuleb. Saab siia ka endale valgust panna. Väga mõnus. Nüüd aga tuleb üks pikk uni teha ja näeme teiega siis hommikul. Pikk uni tehtud. Öösel oli väidetavalt siuke -5 olnud. Aga ei tea, ise ei kurda. Päris hea soe oli magada siin selle komplektiga, mis ma siia panin. Aga mis seal ikka, tuleb püsti ajada, kohvi teha ja vaatame, kuhu liigume, et väidetavalt pidi hakkama varsti lund sadama, nii et jään huviga ootama. Mul oli autos Briti toidupakk alles, kui mäletate ühest videost. Nii et siit see hommikusöök täna tuleb. Ma ise võtan selle pudru ja ma ei tea, äkki sõber tahab siis seda kohvimüslit. Siis on veel mingit snäkke ka siin, et saab sooja toidu sisse aetud. Siin maasikapudrus on isegi täitsa palju kuivatatud maasikatükke ka. Lisaks murdsin šokolaadi siia sisse. Nii, kohvi ka. Proovime ära siis, kuidas brittide puder maasikatega maitseb. Lisaks panin šokolaadi ka siis. Kodune. Pole üldse paha. Näeme teiega siis Karula rahvuspargis. Lähme liigume sinna ära. Ja Rauno tuleb järgi. Kui me juba siin Lõuna-Eestis oleme, siis me uudistame ka erinevaid RMK platse ja praegu tulimegi siis Ähijärve äärde RMK alakonnu lõkkekoht. Uudistame seda ka natukene. Siin on täitsa magamiskohad ka olemas. Täitsa mõnus siin pikali visata ja järve vaade. See on vähe uuem vist. Mõnus katusealune ka ja
Need on ilusad loomad. Eemalt paistis mingi torn seal. Lähme korra uudistame seda ka. Päris hea, siin Karula kõrgustikus asub see torn. Sealpool tuleb midagi taevast alla. Sealpool. Seal midagi. Suur Munamägi on siit paista. Ja sinna eemale jääb juba aluksne kõrgustik. See on juba Läti seal taga. Täitsa vägev oli seal üleval. Siin all on ka täitsa siuke mõnus plats, kus saab ööbida. 2 katusealust pinkidega, lõkkekoht, puid on isegi. Aga noh, nii tee ääres, et suvel ma ei tea, kas sul õnnestub siin väga puhata niimoodi. Ja olemegi jõudnud enda viimasesse sihtkohta. Selleks on RMK Kõrgeperve laagriplats. Ja me oleme täiesti Eesti lõpus, kui võib nii öelda, sest et siin on juba Kauja jõgi, see kuulub Lätile ja teisel pool on siis juba Läti. Väga mõnus koht. Võiks see päike ka välja tulla. Ilus plats on siin. Saame tuld teha. Kemmerk täitsa olemas. Katusealune. No näed, meie tulime küll enda pitsaahjuga, aga näed, ligidalt saad ka pitsat tellida vist Raunole. Näe, hõika ette. No hõikame siia numbrile, Rauno siis. Pitsa. Nojah, äkki toovad kohale ka. Puid on. No me proovime ikkagi metsakuiva kõigepealt leida, et kuna see on nii eraldatud koht ka, siis siin, kes teab, mis matkarada läbi läheb ja inimestel ka ikka puid vaja. Vot nõnda. Meie aga pakime ennast lahti ja vaatame, kuidas see olemine siis siin hakkab olema. Nii, aga vahepeal meil on siin jälle see majutus püsti saanud. Ja mõtlesin, näitan siis teile korra drooni pealt ka seda ala siin. Teeme väikse ringi. Lähme vaatame.
mõned tunnid siin nüüd mööda läinud, oleme lihtsalt loogelenud, puhanud ja siuke vaikne siin olnud ja mõtlesime Raunoga, et siin tuleb väike vaheldus pitsale ka teha, et kaua me seda pitsat siin küpsetame ja õhtusöögiks siis on Tactical Food Pack, mul on siis kananuudlid, mis Rauno võtsid. Kanariisiga, karriga. Vaatame, panime vee keema ja vahepeal meile tulid siia sõbrad ka juurde, või noh, sõbrad hakkasid vist ära minema, aga me ütlesime, et võite igatahes siia jääda, kui tahate. Ja seal taga siis panevad telksauna praegu püsti ja Campervaniga tulid. Meie Raunoga oleme alati seda meelt, et me küll ei hakka takistama kedagi ja nagu varem ma olen videotes maininud, see on siuke puht eestlaslik värk, et kui keegi on juba ees, siis kas minnakse minema või ei tehta juttu, aga mina omalt poolt kutsun kõik üles, et tulge ja rääkige juttu vähegi ja ise ka kuskil satute, siis tasub nagu see jutustamine ära, et huvitavaid inimesi on maailmas palju ja miks mitte uusi tutvusi luua. Nii, toit vahepeal valmis saanud. Konsistents on hea. Lõhnab ka väga hästi. Meenutab veid seda Tomka maitset, kui olete Tomka suppi söönud. Aga maitseme ära ka. Täitsa hea maitsega on. Ja ongi aeg sinnamaani jõudnud, et tuleb ennast taas siin magama sättida. Ja täna ma siis katsetan niimoodi, et ma jätan selle kütteseadme mingit kindlat temperatuuri hoidma, et praegu panin vist 16 kraadi või. Ja vaatame siis, kuidas ta toimetab ja palju kütust kulub siin ühe ööga. Aga muud ei midagi. Tõmbame siia ka kardina ette ja saab magama ära sättida. Taaskord üks mõnus öö mööda saadetud. Väga mõnus uni oli, aga selle kütte ma lükkasin öösel mingi hetk välja siin 3-4 aeg, et tundus, et saab ka ilma magatud ja täitsa mõnus oli. Kell on siuke 7 läbi, loodus vaikselt ärkab, mõnusalt aurab seal taga. Vaatame, kas Rauno ka elus on. Siin ikka mingi kirme peal. Härra Rauno, kuidas on siis esimene emotsioon katusetelgis?
külm oli. külm oli? Külm oli, jah. No nüüd saad siin soojendada. magamiskotis päris, noh, ei külmunud ära, aga nii kui õue tuled, hakkab kohe jahe. Jaa, jah. Ega midagi, teeme soojenduseks väikse kohvi siin ja siis hakkame seda mustlaslaagrit siin kokku pakkima. Öösel ikka külm olnud siin. Terve veepaak on ära külmunud. Ja selleks korraks siis hakkabki meie see seiklus siin läbi saama. Mina olen väga rahul selle karavani valikuga, mis ma tegin. Ja see katuse telk annab siin nii palju juurde. Sees on väga palju ruumi. Kui see oleks minu enda isiklik, siis ma kindlasti sees siin teeks natukene ringi mingeid asju, et tekitaks sisse väikse lauakoha, paneks võib-olla mingi, ma ei tea, tarvikuid sinna, et oleks kergem kokata, kõik sellised asjad, et see ongi täpselt, kuidas keegi ise näeb seda, enda äranägemise järgi saab seda kõike teha. Ja sellega on siis väga palju võimalusi, kuhu minna. Tahad teinekord kuskile festivalile minna, suvepäevad, lihtsalt metsas aega veeta. Et see on täiesti mõnus asi. Ja iga metsas käik ei peakski olema siis tegelikult siuke ellujäämislaager, et vahest tahad lihtsalt looduses olla, linnulaulu kuulata, aga samas võiks mingi mugavus ka püsima jääda, et kõik, kes sellist asja taga ajavad, siis teile ma soovitan kohe kindlasti seda asja katsetada. Katuse telk annab nii palju juurde, et ütleme originaalis on ainult see nii-öelda haagise osa. Ja noh, tegelikult kui siin on see lastevoodi, saad põnni siia panna magama. Alla mahub tegelikult isegi 3 inimest, ma arvan, kui ei ole probleemiks magada õlg õla kõrval. Aga 2 on täiesti mõnus siin olla. Eks neid võimalusi on ja annab seal sättida igate pidi. Et jah, mina olen isiklikult väga rahul, väga mõnus kogemus ja loodan tulevikus kindlasti veel midagi sellist katsetada. Hakkamegi siin asju kokku pakkima ja tulebki suund tagasi Tallinna võtta. Sel ajal, kui sa seda videot vaatad, siis ma juba planeerin kindlasti uut minekut ja tõenäoliselt olen juba kuskil uuesti metsas. Sulle suur tänu, kes sa selle video ära vaatasid. Loodan, et meeldis. Loodan, et tuled siia kindlasti ka tagasi. Nagu ikka, kui sulle meeldib see, mis ma teen, siis kindlasti telli see kanal, jätta siia kommentaar ja näeme siis peatselt järgmises videos. Seniks aga olge mõnusad ja nautige seda kevadet, mis meil siin hakkab kätte jõudma.